Gert Jõeäär, no tulid, nägid, võitsid, et väga kindel sõit ja kindel sarja üldvõidu kindlustamine takkaotsa. Jah, et tegelikult ei olnudki nagu sarja üldvõiduks vaja seda viimast etappi võita, et oli vaja kindla peale enam-vähem tulemust teha, aga noh, ma ikka läksin etapivõidu peale ka veel. Räägi sellest sõidust siis, et mis juhtus, kuidas eest ära said ja kuidas see võidusõit üldiselt välja nägi? No, üle poole maad sõitsime viiekesi koos, aga kuna meil oli seal kaks niisugust suht terava jalaga sprinterit, et siis ma rada ei teadnud, arvasin, et äkki ei ole väga palju kohti, kus neid maha raputada lõpus ja siis kohe niisugune 25 kilomeetrit lõppu juba hakkasin panin korraks gaasi tõusu peal ja siis saingi eest ära ja siis ei olnud enam midagi, et pealänks vahel lõpuni. Ja ega vist meeskonnakaaslased Tarvis Ottender väga ei pingutanud ka, et sind kinni püüda? Jah, ma arvan küll, et ma ise ei näinud, mis taga toimus, aga jah, nendest oli ka abi. No mis sa selle Karujärve rattamaratoni kohta ütled, selle sõidu, selle raja kohta? Esimest korda see ju Estonian Cupi sarjas toimumas on? Jah, ma ootasin, et niisugust kiiremat rada, aga tegelikult oli väga lahe, et oli niisuguseid huvitavaid kohti ja singleid, et väga positiivselt üllatused. Nägid raja peal Saaremaad ka? Jah, et ikka. Et siia mina väga tihti ei satu, et ongi niisugune äge jälle siia ka tulla. No, sarja üldvõit hooaja peaeesmärk sai vist täidetud, et võib päris rahule jääda selle hooajaga kokkuvõttes. Jah, et väga rahul, et sarja üldvõit pluss etapid läksid ka päris hästi, et enamus oligi mul esimesed ja teised kohad ainult, et igati väga hooaeg. Tagantjärgi, kuidas sa seda konkurentsi siin sarjas hindad? Konkurents on ikka tihe, et nagu kas või mul, et mul oleks üks etapp aia taha ja oligi niisugune jäigisid viimase etapi peale alles see asi, et siin tuleb ikka iga etapp kindla peale kõvasti sõita. Et niisama ei anta midagi? Ei, kindlasti mitte.